tere tulemast uude vlogi, mida ma alustan täiesti huvitaval ajal esmaspäeva õhtul. Ja käes on 1. september või lõppemas on 1. september. Nii et täna oli selline tähtis päev. Aga ma tulin, kell on praegu 7 läbi ja ma tulin tegema oma jalutustiiru, mida ma pole saanud teha mitu nädalat vist juba. Või pole endale seda prioriteediks seadnud. Aga kuidagi ma täna tundsin, et kui sul on see hetk, et sa tunned, et sul ei ole aega, sul on nii palju teha ja sa leiad 150 muud asja ja vabandust, et mitte minna sellele jalutustiirule ja sa tegelikult juba tunned seda stressi, siis see on nagu kõige õigem ja kõige vajalikum aeg see jalutustiir teha. Nii et mul oli ka tegelikult plaanis hakata raamatut lugema, ülikooli siis kohustuslikku kirjandust nii-öelda, aga ma tundsin, et mu pea on mõtteid nii täis, et seal ei ole ruumi uutele headele mõtetele. Nii et ma tundsin, et tuleb tulla jalutama, tuleb teha peas ruumi, et need head mõtted, mis raamatut lugedes ilmselt tekivad, siis jääks kenasti ilusti meelde ja et neil oleks üldse ruumi, kuhu tekkida. Nii et mõtlesin, et kuulan mingit head muusikat, võib-olla isegi mingit podcasti ja teen siukse tunnise jalutustiiru ja siis poen voodisse ja hakkan lugema. Aga tere tulemast siis uude nädalasse. Teeme koos selle esimese jalutustiiru. Päikse ja päeva veel. Ja kas sul on nohu? On nohu jah? Joo, jättänä koju. Jättänä koju. Mäki. Mäkikene. Tere Mäkikene. Tere Mäkikene. Teisipäev, 2. september. Ma kohe liigun tööle. Ja see väike mees ei täna koju. Ja. Niukke köha ja niukke nohu. Noh, september algas. Mis siin ikka öelda? September algas. On ju? Jah. Jääd siin pikutama. Mis te teete täna issiga huvitav? Mis te teete täna? Oota, kui kell on kohe 8:30. Üks laps on juba kooli saadetud. Teine jääb siis täna koju ja mina lähen tööle ja mul on päris pikk päev, mul on täna 7.
eile ma lugesin seda raamatut, kus ma selle panin. Ma panin endale kotti, et äkki ma mingi aeg saan vähemalt paar minutit veel lugeda. Ja see oli päris huvitav. Ja ma lugesin mingi, ma ei tea, 50 lehekülge või midagi sellist. Nii et ja ma pean ütlema, et see jalutuskäik oli nagu väga hea algus sellele. Sest ma tõesti nagu tundsin, et mu pea on palju värskem. Võt, aga lähme nüüd tööle. Tere õhtust. Märkamatult on päev veerend õhtusse. Ja ma just panin Leo magama, kell on mingi 8 äkki. Ja sõin kiirelt õhtusöögi. Ja hakkan nüüd kohe mingite kooliasjadega tegelema, aga ma mõtlesin, et teate mis? Ma ei ole mitte kunagi proovinud neid mango viile. Ja ma ei tea, kust ma nagu olen aru saanud, et need on nagu the best thing ever. Ja ma mõtlesin, et teate, proovime koos. Kas need on the best thing ever? Need on päris head küll, jah. Mis need räägivad? Oh my god, on. Suhkrut 73,3 grammi. Mida? No. Palju siin on 200 grammi? Jah. Terve paki ära sööks, siis saaks 700 kilokalorit. Praegu oleks nagu natuke tahtnud terve see pakk ära süüa. Aga peame piiru. Oh my god. Tõesti hea. Aga ma nii, täna mul oli suht tavaline tööpäev selles mõttes. Kui ma arvan, et kohtume teiega jälle äkki homme. Pean homme nüüd kodus koristama, kodu juba nii lappab siin, et vannitoad ja asjad, et peaks mingi korralik koristus tegema siin hommikul. Sest ma olen õhtul alles tööle. Aga Leo on meil... Oi jumal. Millega ma tegelen? Aga Leo on meil ka kodus, nii et Leoga koristamine on nagu ekstreemselt fun. Aga okei, ma ei söö rohkem teie ees. Igal juhul, kes ei ole proovinud, siis ma soovitaks proovida. See oli tõesti päris hea. Aga jah, eks see on siuke asi, millega tuleb ka piiri pidada, sest suhkrut siin ikka omajagu on, aga enne õppimist võib-olla hea väike energia pauk saada siit. Issand, miks ma panen ennast sellisena internetti, ma ei tea. Igal juhul tere hommikust. Nagu näost näha, siis ma ei tea, ma ei ole... Tšau! Sina ka sinna. Ühesõnaga tere hommikust, ma ei tea, kell on, käes on kolmapäev, kell on peaaegu juba 10. Ja ma magasin täna öösel 10 tundi. 10 tundi.
mis sa tahad? Mis sul on? Jänku või? Palun. Ehk siis ma läksin eile õhtul magama või noh, suure plaaniga, et loen õhtul veel raamatut voodis ja mul lihtsalt silm vajus kinni kell 9. Oh my god. Ja ma magasin täna mingi 7-ni. Siis ehmatasin ülesse, sest et mul ei olnud ei äratuskell ega midagi, sest me oleme harjunud, et Leo ärkab ikkagi mingi 6-st. Ühesõnaga siis ajasin Leo või selle Brianna kiiresti ülesse, sest tal oli vaja kooli minna. Saatsin ta kooli ja siis olen koristanud sellest saadik, sest ma panin endale kalendrisse, et ma täna hommikul koristan, sest mul lihtsalt muidu üldse selleks aega ei ole. Oota, ma teen sul natuke väiksemaks neid, on ju. Nii et ma täna hommikul olen koristanud ja nüüd ma alles istusin, tegin meile muna. Väga basic, mul on 2 praemuna ja oad tomatikastmes hommikusöök. Leol on muna. Nii et nüüd ma istusin, joon kohvi ja sööme hommikusöögi. Ja siis mul on veel natuke koristada, mingit pesu kokku panna ja siis ma peaks pesus käima, siis ma peaks ennast tööle valmis sättima ja siis ma peaks tööle minema ka veel. Vot, siuke plaan. Leol on jõhker nohu, nagu jõhker nohu. Ja ma tegelikult tubli. Ja ma tegelikult eile tundsin, et mul endal hakkas juba vist mingi haiguse värk nagu tulema, sest et mul oli tööl tekkis nohu, praegu ka juba on natukene ja täiega nagu külmavärinad tulid. Aga täna ma nagu tunnen, et mul mingit külmavärinat ja kalavikku tunnet nagu ei ole, et võiks tekkida. Aga nohu. Ja sina väike süüdlane, sina tõid meil selle nohu, tahad veel nuusutame. Väike nohu ja ma tunnen kurk natuke valutab, nii et jah. Noh, tubli. Ilmselt see 10 tundi und oli ka väga vajalik. Jah, sööme siis nüüd. Ja siis nagu ma söön, vaatan YouTube'i. Ja siis peame natuke ülemist korrustel koristama. Siis ma panen see magama, siis ma panen ennast tööle valmis, äkki ma jõuan isegi natuke raamatut veel lugeda. Kuidas teil septembrikuu alanud on? Te ka juba nõus olete? Tšau, tšau! Nii, aga me tegeleme söömisega. Peaaegu kukkus maha või kahvel. Peaaegu, aga sõid kätte. Sõid kätte. Ära kahvlit kõrva pane. Nii küll ei tohi kahvel käib suhu. On ju? Jah. Olgu, nüüd sööme edasi. Nii, vahepeal on möödunud 2 tundi. Kell on 12 midagi, natuke peale. Ja ma olen päris uhkend üle, sest ma jõudsin ära koristada terve kodu. Mõlemad vannitoad isegi teha Leole vanni, käia ise pesus ära, panna ennast põhimõtteliselt tööks valmis, süüa, Leole anda süüa, Leo panna lõunaunne, mis veel, pesu kokku. Ja nüüd mul on siis põhimõtteliselt 2 tundi aega, et alustada raamatu lugemisega jälle. Nii et ja naljaks on see, et ma olen nii kindel, et kui ma endale poleks kalendrisse märkinud seda aega, et ma täna hommikul 8-10 ma panin küll koristan, siis ma poleks never koristanud, ma arvan. Ja päris uskumatu, et see ka tehtud sai, sest et Leo olemine pole just kõige parem. Ta seda tatti ikka rõvedalt voolab.
ma ise tunnen, et mul ka see nuhu on järjest suuremaid tuure võtmas, aga ma rohkem ei seleta siin praegu, vaid kasutan aega, et jätkata seda raamatut. Issand, Leo, sina siin taga. Suuga must. Tere hommikust. Käes on neljapäev. Ma praegu mõtlen, kas ma eile üldse midagi filmisin. Ma ei tea. Ma ootan, et teie neljapäev on igal juhul. Siis joovi seda rohkem, kõik või? Issi toob, praegu mul ei ole rohkem midagi. Pead ootama natuke. Igal juhul ma loodan, et teie neljapäev on alanud paremini kui minu oma, sest nagu häälest kuulda, ma jäin haigeks. Ja mitte ainult, vaid, vabandust, nii, mitte ainult. Ma jõudsin eile töölt koju peale 11:30 või midagi sellist. Ja Leo oli nagu nii hull olla, et ta lihtsalt nuttis terve öö põhimõtteliselt. Nii et ma arvan, ma olen maganud mingi 4 tundi, 5 tundi, pigem 4 tundi. Ja seda ka siis mitte nagu järjest, vaid mingi iga 2 tunni tagant Leo ärkas nuttes, sest ta oli nii halb olla. Joo. Seda teed või? Söö seda praegu. Ei. Nii et me peamegi kohe helistama arstile, et võiduks siis seda tahad süüa, et temaga vastuvõtule minna, sest et ma olen 100% vend, ta on kõrvapõletiks, ta hoidis kõrvast kinni, et sai. Nii ja, proovi seda, siis vaata, kas seda tahad. Nii et tore. Briannal oli vist eile õhtul natuke halb, aga samas nagu täna hommikul tal ei olnud midagi, nii et ta läks kooli. Ja ma ei tea, ma üritan siin elu eest ise ka terveks saada, sest et ma ei tea. Samas ma praegu mõtlesin, et see on täpselt õige nädal, millal natuke tõbine olla, sest et vedas, et eelmine nädal ei olnud, kui mul kool oli ja ehk õnnestub siis niimoodi, et kuu lõpuks on ka juba kõik hästi, kui mul järgmine sess on, sest sealt ma puududa küll ei taha. Aga õnneks ma teen täna kodukontorit, nii et katsume siin hakkama saada. Püüan äkki sama arsti juures käidud, sa ei taha seda jah? Anna emmele tagasi. Issi toob midagi. Issi läks poodi. Ja jah, ühesõnaga. Tšau. Tšau. Ühesõnaga, alustame siis selle päevaga kuidagi. See lapsevanema elu on ikka keeruline. Keeruline elu. Vabandage, mida te teete seal? Mäki. Nii sain vahepeal arstile helistatud või noh, sinna registratuuri need helistavad mulle täna tagasi. Ma ei tea, seal on alati nii toredad ja nii nagu sõbralikud inimesed vastuvõtus, et selle üle on hea meel, nii et loodetavasti saab äkki täna minna arstile ka, sest et ma loodan, et seekord saab nagu varem jälile sellele enne, kui tal peaks jälle seal palavik mingi 40 tuuris olema. Aga loodame. Ma nüüd ei teagi, mis ma nüüd teen. Ma jäin teed, tegelikult tahaks kohvi juua, nii et ma arvan, ma teen endale kohvi. Oh my god! Ma olen välja nagu ma oleks mingi... Jeesus Maria. Igal juhul ma arvan, ma teen endale nüüd ühe kohvi.
ja siis vaatan, kui ilusti Leo nende autodega seal veel mängib. Äkki mängib, et ma saaks paar tööasja ära teha ja vaadata, kui kaugel ma oma kooliasjadega olen, sest et need tähtajad hakkavad ka varsti tulema. Selline plaan. Leo lihtsalt nii... Oota, kus see telekapult on? Kus see telekapuldi pani? Natuke aega kodus on toolid. Nii. Ma lihtsalt tahtsin näidata korra. Leo lihtsalt nii andunud. Vaatab malluka vloogi, ma ei tea, kas ta peaks, aga istub siin juba 10 minutit lihtsalt vaatab. Meeldib sulle või? Seal on palju lapsi muidugi, jah? See on tore. Seal on meeldivad lapsed. Panen tööle. Nii, Mäkki, sina tahad õue minna, jah? Sina tahad õue minna. Pessu. Selle kaasa ülesse. Ja kas sa tahad arstitädi juurde minna? Jah, arstitädi vaatab su kõrvad üle. See on tatti muur. Arstitädi vaatab su kõrvad üle. No, lähme jälle. Panin Leo magama, kell on muidugi alles 11:30, aga ma mõtlesin, et kuna nüüd on kell 2 olema juba selle arsti juures, et siis las ta magab natuke, ta oli täiesti väsinud ka muidugi. Ja mul endal on ka päris paskal lausudels, vabandust väljenduse pärast. Aga ma pean väga palju igasuguseid erinevaid asju veel tegema, tööasju ja kooli asju, nii et ma ei teagi. Mul tegelikult vaja seda raamatut ka veel lugeda, ma mõtlen, et kas ma praegu pigem loen seda raamatut ja võtan rahulikult. Vastan kiirelt mingitele tööasjadele ära ja siis puhkan natukene. Ja siis õhtupoole äkki tegelen mõne kooli asjaga, vaatan. Et äkki tahaks õhtu sauna minna. Äkki see teeks head. Selle nohule ja kõigele. Väike mees jäi kohe magama ka, nii väsinud. Nii et ma siin toimetan natuke ja siis võib-olla puhkan ka natuke. Siis lähme arsti juurde Leoga.
issand, see vlog on selline, et ma näen nagu järjest õudsam välja, aga me oleme Kristiine keskuse parklas. Käisime, ostsime Leole antibiootikumid ära, sest nagu oli arvata, siis tal on kõrvapõletik. Ja siis me mõtlesime, et kuna ta nii hullult kardab, ma loodan, et mind ei kuule, ta mängib selle traktoriga seal taga, aga et kuna ta nii hullult kardab seda arsti juures käiku, siis me mõtlesime, et lähme ostame talle peale arsti mingi mänguasja ka, et äkki ta siis nagu kordab vähem. Vot, nii et mis sa said, ja? Said 2 traktorit. Jah. Nii, ja siis sõidame koju. Mihkel läks korra veel poodi või noh, siia järgioskisse, sest mul tuli hull Coca-Cola isu, nii et läks mulle Coca-Colat tooma, sest mul kurka valutab ja Maksimi lõid mulle. Jah, ma valisin ka või? Jaana võtsid endale või? Maksimi ja... Ma ei võtnudki endale midagi. Ma ei teadnud, kumb sa tahtsid. Okay. Kas sa laulad emme tüdju laulu? Laps? Nii vist. Peab peale. Ja teed. Ja teed. Ja teed, väike mees. Nii, ma panin Leo just magama. Jääb kohe magama. Sauna tööle. Saun on mingi 60 kraadi praegu. Nii et ma loen natuke veel raamatut. Ja siis ma lähen sauna, siis ma mõtlen, et äkki see on mu nohule hea. Selline väga hektiline päev on olnud täna. Aga ma loodan, et see saun teeb mu olemise paremaks. Pea natuke valutab muidugi, ma ei tea. Ma loodan, et teeb. Tere kaunist õhtut. Käes on reede õhtu. Ja ma isegi ei mäleta, millal ma eile, täna ma minu meelest olen mitte midagi filminud. Eile vist midagi veel filmisin. Igatahes käes on reede, kell on 7:30. Ma teen endale teed, sest juhtus nii, et ma tulin täna kontorist mingi peale 3 natuke ära. Mul oli nii halb olla juba lõpuks nagu külmavärinad ja värki. Ja vastasin, et mul 38 kalarik. Nii et great. Nii et ma olen siin joonud jogurtid. Ühesõnaga, teen endale teed, olin pikali, aga no see on ikkagi päris kurnav, kui sul on veel haige laps ka kodus nagu. Nii et jah, selline, ma mõtlesin just, et nii tore, mul on vaba nädalavahetus, et ma nagu panin küll endale mingisuguseid õppimisasju, mida ma peaks tegema. Et järjel püsida ja mingid tööasju võib-olla ka natuke, aga üldises plaanis ma lootsin, et äkki me sõidame kuskile korraks natuke võib-olla kodust välja ka. Ja me ei sõida obviously mitte kuhugi. Vot nii, et 1. septembrikuu nädal, 1. koolinädal, siis kulges haiguse vähe all. Ja ega mul suurt siia lõppu vist midagi öelda polegi. Ma proovisin täna veel kodus, siin olin pikali, tahtsin küll, proovisin magada, mõtlesin magan, aga see nohu on lihtsalt nii rets asi, et magamisest ei tulnud mitte midagi välja. Nii et proovisin natuke tööd teha, mingeid asju, aga noh, see on ka ikkagi nagu nõuab nii palju rohkem minust kui muidu. Nii et mu plaan on praegu selline, et ma andsin Leole antibiootikumid ära, panin ta magama, või noh, panin ta voodisse, viisin ta voodisse, ta jääb ise magama seal. Ma äkki natuke loen raamatut ja kulgen siin diivani peal.
ja lasen endal natuke olla, et ma arvan, et mingist õppimisest ja asjast väga niikuinii mingit kasu hetkel ei ole. Vot, nii et panin siia ette siis by the way, see Nopri, see on muidugi täiesti ära joodud, see Nopri mustika jogurt, kui keegi ei ole proovinud, siis ma soovitan, see on väga maitsev. Aga ma arvan, ma siinkohal lõpetan selle nädala vlogi ära, tuli natuke selline, ma ei tea, kas siit üldse midagi kokku tuli, ma pole üldse ühesõnaga midagi vaadanud sellest nende klippe järgi ka, nii et tuli nagu tuli, võib-olla järgmine nädal tuleb parem. Aga aitäh, et sa vaatasid jälle ja kui sa ei ole mu kanalit veel tellinud, siis ole hea, vajuta seda subscribe nuppu, sest sa juba tead vist, et see on mulle väga palju abiks ja toeks ja ka väikseks inspiratsiooniks sellel hektilisel ajal, kus kõik kuhjub. Nii et kui sa oled mu videoid vaadanud, ikka neid satud vaatama, siis oleks jube armas, kui sa seda teeksid. Mõtle, aga ma soovin teile, ma ei teagi, tahtsin ilusat nädala lõppu, aga siis, kui ma selle video üles panen, siis on juba täiesti nagu nädal lõppenud. Nii ma soovin teile uut ägedat nädalat hoopis, kui sa seda juhtud vaatama pühapäeva õhtul muidugi. Ja hoidke ennast, sest need viirused on jube salakavalad ja tulevad lihtsalt ligi niimoodi. Võt nii, et hoidke ennast ja oma lähedasi ja olge soojas ja mõelge häid mõtteid ja olge lihtsalt tublid, nii et näeme juba järgmine kord. Okei, tšau!